Looduslike tingimuste tõttu on tänu sademete hulga vähenemisele ka saagikus vähenenud, mistõttu hakkasime otsima võimalikke lahendusi. Meil vedas ja kohtusime Joonasega ettevõttest UAB Ecodrena, kes paigaldas meile ühe kaevu ja 2 klappi. Reguleerisime sellega niiskust 15 hektarilisel põllul. Olime esimese aasta tulemustega väga rahul, seega otsustasime süsteemi kasutusele võtta terves talus. Üritame käia tehnoloogiaga kaasas ja olla turul konkurentsivõimelised, samas vähendades ka riske. Reguleeritav drenaaž tagab talu stabiilsuse. Märjematel aastatel on süsteemi kasutegur väiksem, kuid kuivematel aastatel on talu stabiilsem, mistõttu suudame täita iga-aastased lepingud ja saame kavandada enda sissetulekuid. Mõnel aastal jaguneb niiskus väga ebaühtlaselt ning kevadised põuad võivad jätkuda. Näiteks sellel aastal ei ole 1,5 kuud üldse sadanud. Seda aitab kompenseerida olemasoleva kuivendussüsteemi reguleerimine ja sügisese niiskuse hoidmine. Reguleerime hetkel oma talus 220 hektaril kuivendust, hoides niiskustaseme maapinnast 60 sentimeetri juures, mis on taimede jaoks optimaalne. Ecodrena reguleeritav kuivendussüsteem koosneb 2 komponendist, kaevust ja klapist. Nagu näete, ehitame kaevu kuivenduskraavi lähedusse ja tegemist on süsteemi võtmeosaga, mis reguleerib veetaset. Ühest kaevust piisab veetaseme reguleerimiseks mitmetel hektaritel. Kui põld ei ole täiesti tasane, paigaldatakse maapinna alla automaatsed veejuhtklapid, mille abil kergitatakse niiskustase õigele tasemele tervel põllul. Sellel väljal on Kasparas veetasemeks valinud 60 sentimeetrit maapinnast. Üks kaevukassett on 15 sentimeetrit kõrge. Seega saab neid lisades kergitada ja reguleerida veetaset. Saate hoida veetaset 45 sentimeetrit kuni 75 sentimeetrit allpool maapinda. Viimased 4 aastat on olnud väga kuivad ja niiskuse säilitamine on olulisem kui eales varem. Samas, kui peaks 2-3 nädalat sadama, siis piisab vaid 1 hoova kergitamisest, et muuta reguleeritav kuivendussüsteem tavaliseks kuivendussüsteemiks. Tõstame lihtsalt kõik kassetid üles ja vett ei säilitata. Meil on ettevõttega UAB Totnuva Baltic väga hea meel Mulevitšuši pere üle. Tegemist oli ühega meie esimestest klientidest, kes pärast meie süsteemi paariaastast testimist nägi positiivseid tulemusi ja otsustas reguleeritavaks muuta suurema osa oma põldudest. Lähiajal soodsates ilmastikutingimustes paigaldataksegi enne saagikoristust ülejäänud osa seadmetest Mulevitšuši põldudele. Kui põllul on vajalikud ka kaevetööd, paigaldatakse seadmed pärast saagikoristust. Järgmisel aastal on selle tulemusena oodata pildil näidatule sarnane tulemus. Kuivenduskraavid on tühjad ja kuivendussüsteem veega täidetud. Vett on optimaalsest endiselt veidi vähem, aga see on ootuspärane, kuna juunikuu keskpaigaks on taimed kogunenud niiskust kasutanud juba terve kevade. Meil on hea meel, et paljud Leedu talud järgivad Mulevitšuši eeskuju ja oleme Ecodrena süsteemi paigaldanud juba üle 40 tallu. Paljud talud on juba ühendanud suured alad, teised katsetavad endiselt erinevaid tooteid ja süsteeme. Põllumehed näevad, et olukord ei parane. Kevadised põuad jätkuvad ja on pikemad, mistõttu tuleb hakata kevadeks vett varuma. Aastate jooksul oleme tähele pannud, et vaid sügisese vee kogumisest ei piisa. Sellega tuleb alustada juba sügisel ja talvel, et taimed kannataksid niiskuse puudumisest tekkivat stressi võimalikult vähe.